Tere, mu väiksed sõbrad! Rõõm, et te mulle jälle külla tulite. Kuidas teil läinud on? Kas läksite eelmine kord välja? Oli teil lund? Saite te suusatada? Saite kelgutada? Võtsite ema-isa kaasa? No ma usun, et võtsite. Mis me siis täna teeme? Kuna eelmine kord väga paljudele meeldis see lugu, eelmine kord ma lugesin teile Eesti muinasjuttudest ühe loo loomade talvekorterist, siis siin on veel üks vahva lugu, mis ma mõtlesin, et ma loen teile täna ette. Ja kuna väljas on veel talv, usutavasti on seda talve meil veel pikalt ja tuleb ka lund, siis ma räägin teile ühe loo 3 külmast. 3 külma. Ja vaatame, mis nende külmadega siis on. Nonii, hakkame otsast minema. Muiste läks võõras mees kehva peresse öömaja paluma. Seletas, et tal on pikk tee käidud ja ta on väga väsinud. Peremees lubaski võõra ööseks enda poole võtta. Pani ta ahju peale magama, endale tegi aga aseme kööki. Hommikul tõusis peremees üles ja läks võõrast vaatama. Vaatab, võõras magab veel, aga tuba on külm ja ahi päris härmatanud. No nüüd on ta küll ära külmunud, arvas mees. Hõi, külamees, kas magad veel? Hõikas peremees. Oo, ei maga, uni ei taha hästi tulla, tuba on liiga soe. Mis sa räägid, tuba soe? Näe, ahi on päris härmatanud ju. Kes teab, mis on härmatanud, ma küsin vahele. Kes ei tea, ütlen ma. Härmatanud on siis see olukord talvel, kui külmast tekivad puudele, esemetele, majadele, akendele sellised nagu väikesed jääkristallid peale, niisugune õhuke kiht härmatis. See ongi, et ahi on härmatanud. Ja mida siis võõras külaline ütles talle? Ütleski, et ei saa magada, uni ei tule hästi, tuba on liiga soe. Ja peremees ütles, et mis sa räägid? Isegi ahi on härmatanud. No ja võõras siis ütleb, mis see härmatis ka teeb? Näeksid sa mu keskmist venda, see magab niisuguse külmaga õues, nii et paugub kohe väljas. Võõras aga tänas öömaja eest ja enne minekut andis ta peremehele ühe vile ja ütles, kui sa tahad, et su kari hästi kasvab, siis käi ümber karjalauda ja talli ning vilista sellega. Siis vaata, kuidas loomad edenevad. Ehk loomad edenevad tähendab seda, et kuidas loomad kasvavad. Tema kari kasvab. Nii et vile oli selline kaval vile. Mõne aja pärast tuli teine võõras selle sama peremehe juurde ja palus samuti öömaja. Ka selle soovi täitis peremees. Pani võõra samuti ahju peale magama ja endale tegi kööki aseme. Teisel hommikul, kui peremees võõrast vaatama läks, ehmatas ta päris ära. Toas oli nii külm, et vesipanges oli ära külmunud. Ja aknad olid ka jääs. See võõras mees aga magas edasi. Peremees arvas, et mees ei maga, vaid on külmast kange. Võõral aga ei olnud häda midagi. Kaebas ainult, et tuba on liiga soe ja uni ei tahtnud tulla. Muidu on kõik hea. Kummalised külalised tal, eks ole? Juba teine selline, kelle jaoks on tuba liiga soe. Lahkumisel aga andis võõras peremehele öömaja eest kindad ja ütles, kui sa põldu kündma ja äätama lähed, pane need kindad kätte, küll siis näed, kuidas su põld õnnistub.
põldu kündma ja äästama lähed. Need on siis maatööd, eks ju, kuidas meil muidu kapsad, kaalikad, vili kasvab, siis seda maainimesed teevad, täna teevad põllumehed seda ja traktorid, vanasti tehti seda hobustega. Ja et kui sa põldu kündma ja äästama lähed, pane need kindad kätte, küll sa siis näed, kuidas su põld õnnistab. Õnnistab, see on siis tegelikult, kuidas su põld nagu kasvab ja põllul on hea, põld on õnnistatud. Südatalvel kõva külma ajal tuli jälle üks võõras sama peremehe juurde ja palus samuti öömaja. Muidu võiks ju sind isegi vastu võtta, aga äkki oled sa jälle mõni külmamees ja külmetad mul kõik ära, vastas peremees. No kui sa tuppa ei taha mind võtta, lase mind siis lakka, palus võõras. Heakene küll. Võõras heitiski lakka. Hommikul tuli peremees üles ja läks vaatama, mismoodi võõras magab. Peremees läheb välja, väljas õudsalt külm. Aiateibad kõik pauguvad. Külm on nii kõva, et raske on hingata. Mis tähendab aiateibad pauguvad? Ma ei tea, kas te olete näinud nii külma talve, aga kui on väga külm talv, siis kui vaikselt väljas kõndida külma talvega, endal on küll natukene külm, riided peavad õiged olema, on ju. Aga kui sa vaikselt kõnnid, siis sa võid kuulda, kuidas aialipid nagu teevad häält. Seda nimetatakse paukumiseks. Ühesõnaga, läks siis peremees välja, väljas väga külm, aiateibad kõik pauguvad, külm on nii kõva, et raske on hingata. No kui teised jäid elama, siis see on küll külmunud. Mõtles peremees omaette ja läks murega lakka vaatama võõrast meest. Vaatab, mees aga magab lakas päris valjalt. Kas külm ära ei võta? Küsis peremees. Oh, see pole midagi, päris soe oli. Võtsin riided seljast ka ära, et nii palav ei oleks. Naljatilk, eks ju? Kui võõras hommikul minema hakkas, andis ta peremehele 2 kotti, ühe valge ja teise musta ning ütles, kui tahad sooja, siis võta natuke valge koti suu lahti. Tahad aga külma, siis paota natuke musta koti suud. Selle peale võõras läks minema. Mees aga, kes enne oli vaene, läks nüüd iga päevaga jõukamaks. Karjaõnn oli mehel hea, põld andis kõige paremat saaki, tervise üle ei võinud ta ka sugugi nuriseda ja kui ta tahtis talvel natukene rohkem lund, tegi ta musta koti suu lahti ja kui ta tahtis suvel natuke päikest, tegi ta valge koti suu natukene lahti. Vaat selline lugu. Need olid need 3 külma, kes peremehel käisid külas ja igaüks andis peremehele tema lahkuse eest midagi, mis peremeest aitas tema hilisemas elus. No vot, ja selline pilt ka. Siin on näha, kuidas see keskmine annab talle kindad, millega siis põldu künda ja harida, et tal põllusaadused kasvaksid, vili kasvaks ja köögivili oleks olemas. Vot kui suur ta on. Vot sellised on külmavanad, eks ole? Järjekordne tore lugu Eesti muinasjuttudest. Mis ma siis soovin teile? Ilusat talve jätku, olge terved, õue lähete, kindad kätte, sallid kaela, mul on ka täna sall kaelas, sest meil on päris jahe, mina kavatsen küll täna välja minna. Külgutage, suusatage, ehitage lumeonni ja tundke mõnu oma olemisest. Ma usun, kõigi toad on soojad. Olge vahvad, näeme jälle. Tšau!